Aitäh võimaluse eest aru anda. Peaks midagi tahtliga ilmuma tegevusest, aga ikka on vaja 13 aasta jooksul selgitada, et tänagi kohtas mitut inimest, et sina oled ka nüüd saanud Eestisse tulla. Ja see suur vahe on see, et mina tulen iga nädala lõpp Eestisse. Eelmine nädala lõpp olime Saaremaal, üle-eelmine nädala lõpp Võrus ja see kuulubki Euroopa Parlamendi liikmete tegevuse hulka. Me oleme kahepaiksed. See tähendab, 4 tööpäeva on Brüsselis ja muidugi mõned väliskomandeeringud samuti, aga nädala lõpp kuulub kodumaale. Ja selles mõttes me põhimõtteliselt erineme riigi ametnikest, kes lähevad lähetusse, võtavad pere kaasa ja elavad Brüsselis või Luksemburgis. Aga parlamendi liikmed on need, kel on vaja oma kopse täita nädala lõpul värske õhuga kodumaalt ja olla pidevalt kontaktis ja saada see tunnetus, mis oma maal toimub, sest muidu ei saa seal hästi ju asju aetud. Täna oli juttu poliitilisest perekonnast ja ma arvan, et see on küsimus, mida me peaksime väga tõsiselt võtma kõik. Mina olen nüüd 13 aastat omanud kogemust suurest poliitilisest perekonnast, Euroopa Rahvaparteist, kus on üle 80 partei, alates sealt Kaukaasiast peale ja lõpetades kuskil Türgiga, aga see on väga raske seda ettekujutust tekitada, kuid me võiksime hakata tegelikult kodumaalt peale. Ja mis on selle poliitilise perekonna mõte? Perekond on ju see, kes üksteist toetab, kes on koostöös, ka lapsed kasvavad ju nii, et nad õpivad mitte ainult saama, vaid ka andma, oma väikesi töid teostama, järk-järgult vastutust kandma ja perekonnas on loomulikult erimeelsused, mõnikord isegi tülid, aga lõpuks me ikkagi tuleme selle tunnetuse juurde, et me kuulame ühte. Et me oleme üks seltskond. Ja ma arvan, et nii kodumaal kui Euroopas on see väga tähtis selle arusaamise kujunemine, sellepärast, et meil on ka suhtumine parteidesse, mida te siis annate, parteid on nagu jõuluvanad, kes valimistel toovad kinke, siis me oleme pettunud, et liiga vähe saame või harjume liiga kiiresti ära. Nüüd oleme saanud, aga on veel vaja. Ja küsimus alati on see teine pool, et mida meie anname. Kui me oleme saajad, siis ei ole enam kodanikuühiskond. Kodanikuühiskond on see, kus me ise anname. Ütleme heal juhul isegi poole. Ja siis, kes ise teeb midagi, seda toetatakse ka kergemini. Loomulikult kõik hoolitsevad nende eest, kes ise endast hoolitseda ei saa. Kõik toetavad neid, kel on saatus raskem, kel pole tööd, kel on puuded. See kuulub solidaarsuse juurde, see kuulub hooliva konservatismi juurde. Aga see poliitilise partei ettekujutus on, poliitilise perekonna ettekujutus on selle tõttu meile väga tähtis. Kui mul esimest korda õnnestus tulla valitud saada Euroopa Parlamenti, siis minu ees oli väga abstraktne ülesanne. Meie poliitiline perekond, meie fraktsioon on 2,2 Riigikogu. Kujutage ette, üle 200 inimese on ühes fraktsioonis. Ja täna meil on 27 rahvast esindatud. Eelmises koosseisus, enne kui britid lahkusid, oli 28, aga teiselt poolt see on suurepärane võimalus. Sest Euroopa Parlament on tegelikult kõige parem koht
mida mina tean, kuidas Eestit tutvustada. Ja Eesti tutvustamine on meie julgeoleku ja tuleviku küsimus. See tutvustamine ei lõppe kunagi ära. Ei saa kunagi öelda, et Eestit piisavalt tuntakse või et meil oleks piisavalt hea nimi ja usaldusväärsus. Euroopa Parlamendis on ideaalne võimalus seda teha, sellepärast, et me iga esmaspäeva hommikul 28 riigist tuleb kokku 751 valitud esindajat. Ja nad on 4 päeva ninapidi koos. Mitte sunniviisiliselt, aga see kokkusaamise võimalus on pidevalt olemas. Grupikoosolekul, komisjoni koosolekul, iga nädal Euroopa Parlamendis on 10 välisdelegatsioonid kogu maailmast. Ja jällegi on võimalus Eestit tutvustada ja olla solidaarne. Näidata, et Eesti tunneb huvi näiteks Süüria põgenike vastu, et Eesti tunneb huvi Tiibeti probleemi vastu, et Eesti tunneb huvi Iraani opositsiooni vastu. Me kõik iga päev hädaldame, et kas Iraan loob aatomipommi või mitte, kuidas me saame seda ennetada ja vältida, toetada muutust. Ja selle tõttu ma panen väga südamele. Meil on hädasti vaja suuremat seda ühtekuuluvustunnet. Brüsselis grupikoosolekul on sageli niimoodi, et arvamused on väga erinevad ja ka vaatenurgad. Aga ikkagi me lõpetame ka pärast erimeelsusi selle tundega, et me kuulume kokku. Ja selles on väga suur jõud. See ei ole niisugune abstraktne asi, et paljud Eestis vaatavad ikkagi, et need Euroopa poliitilised parteid ja mis nad seal teevad. Meil on omal kuhjaga tegemisi, kodused tegemisi ja muresid, need on segavad. Ja miks ma pean nende kokkutulekutel käima? Äsja oli Maltal ju möödunud kuul Euroopa Rahvapartei kongress, kus Markus esines väga hästi. Ja see on koht, kus me saame endale võita sõpru, seletada oma probleeme, suurendada arusaamist meie ka nõrkustest või puudujääkidest ja saada abi ning mõistmist. Ja selle tõttu on meil siiamaani mitte rahuldavalt täidetud see ülesanne, kuidas me seda Euroopa dimensiooni kujundame, kuidas me saame siin paremini ennast Euroopaga ühendada. Sest meie julgeolek on väga hea, kui see on tagatud NATO-ga, NATO vägedega Eesti pinnal, aga meie kõige olulisem julgeoleku tagatis on see, et meid hästi tuntakse, et meid usaldatakse ja et meil on hea nimi. Sellepärast, et iga kriisi puhul, kui see tekib, näiteks meie puhul, siis on meie liitlaste paratamatu esimene inimlik reaktsioon, no kas need tasub ikka tõsiselt toetada? Kas me ei riski liiga palju, kui me lähme otse Venemaa vastu näiteks? Ja ainult siis, kui on kindel veendumus, et Eesti väärib toetust, et eestlased on tublid, neil on head saavutused, nad kuuluvad meie perekonda. Ainult siis me võime loota, et meid täie rauaga ka toetatakse, nagu toetati 10 aastat tagasi, aprillimessu ajal. Mul oli võimalus tookord organiseerida Euroopa Parlamendis, olles ainult 3 aastat seal olnud. Eesti küsimuse arutamine ja lõpuks ka Eesti toetava resolutsiooni vastuvõtmine. See ei olnud lihtne, sellepärast iseendast ei sündinud midagi. Ja see kõik vältas peaaegu 6 aega. Aga ainult tänu sellele, et mul oli suurima fraktsiooni toetus, et minu fraktsiooni äsjane esimees oli nüüd Euroopa Parlamendi president, et inimesed said aru Eesti vajadustest, oli meil võimalik lõpuks vastu võtta tugeva resolutsioon, mis
andis meile väga olulise toetuse. Ja Vene diplomaadid jälgisid kogu selle 6 aja jooksul tähelepanelikult, mida, kas Eestit toetatakse moka otsast või täie rauaga. Ja kui selgus, et Eestit toetatakse täie rauaga, siis tulemus on siin Eestis tunda. 10 aastat on meil rahu olnud. Sellepärast, et see aprillimäss näitas, et ei tasu Eestis sellised asju organiseerida, sest vastulöök tuleb, et liitlased on meil tõsised ja usaldavad Eestit. Ja see on meie jätkuv töö kõikides olukordades. Oleme Euroopas täpselt samuti nende probleemide ees, mis on meil IRL-is ja mis on Eestis. On suur ülepaisutus väita, et paljud küsimused on ainult IRL-i omapära. Et meie pole toime tulnud või oleme kuidagi hägused. Ja see on kõik õige. Aga see on üldine õhkkond, mis Euroopas valitseb. Kui me vaatame Prantsuse valimisi, 2 suurt traditsioonilist parteid kadusid. Vähemalt presidendi kampaania ajal vaateväljalt. Tulid 2, üks äärmuslane ja teine ise esile kerkinud. Ja väga raske oli valida tegelikult. Ja selline olukord on igal pool. Tsentrumi parteid nõrgenevad. Miks? Sellepärast, et konservatiivid Euroopas on kuidagi vasakliberaalse poliitilise surve tõttu jätnud hooletusse või jätnud endast maha teemad, mis olid neile omased. See on, millest me praegu räägime siin. Perekond, rahvuslus, rahvuslik identiteet, Euroopa kultuuripärandi järjepidevus, migratsioon, selle negatiivsed küljed ja ohud, mida inimesed tunnevad, globaliseerumine samuti, millest osa kõikidest meie maade elanikest ei ole vaimustatud pehmelt öelda, sest nemad ei suuda sellega kohaneda. Kristlikud väärtused, Euroopa hing, Euroopa ühinemise mõte. Ka paremtsentristlikud parteid ei ole selle ülesandega hästi toimunud. Nad on allunud kuidagi poliitilisele survele ja Prantsuse valimised näitasid seda eriti selgesti, et just paremäärmuslased kerkisid esile selle tõttu, et paremtsentristid need väärtused jätsid unarusse. Paremäärmuslased monopoliseerisid neid ja siin tulid neile appi vasakäärmuslased ja liberaalid. Ja nüüd on selline olukord, et kui keegi tahab tõsta tõsiselt niisugust küsimust nagu normaalne perekond või kristlikud väärtused, siis otse kohe tembeldatakse ta äärmuslaseks. Meil on see sama olukord ja retsept on see sama. On tarvis ainult julgust ja selgust. Mitte häbeneda oma seisukohti, sest need väärtused ei vanane kunagi. Võib igasugused pseudoväärtusi turule tuua, need vananevad homseks. Aga nagu täna räägiti, meil on tegemist poliitilise hübriidsõjaga, kus rindejoont on raske eristada, kus tõe rääkimisel, nagu Victoria ütles, võime poolele teele jääda ja jäämegi sageli, ei ütle asju välja. Ja mis me siis kurdame? Oleme ka oma kultuuri hooletusse jätnud, asendanud selle meelelahutustegevusega. On õnn, et Pille Lill on siin ja kandideerib, kes toob Eesti kultuuri kaitsmise ja edendamise meie erakonna sisse. Aga kõik on veel ees. Lahingud, nagu on vanasti öeldud, võidetakse või kaotatakse kõigepealt inimeste hinges ja alles siis lahinguväljal. Kui me oleme
hingeliselt valmis lahingusse minema ja oma väärtusi kaitsma, siis et takista mingi jõud, et me neid ka ei suuda kaitsta ja läbi viia. Vähemalt me lõpetame auga. Me lõpetame sellega, et me oleme selgete põhimõtete eest seisnud. Ja mind on juba mõni aastat üllatanud see, et kui me räägime tänapäeval demokraatia kriisist, siis see pole mitte mingisugune uus jutt. Eesti Vabariik oli kõigest 13 aastat vana reaalselt, arvestades Tartu rahvust. Kui Tammsaare kirjutas aastal 1933 paar artiklit demokraatiast ja kultuurist. Tookord oli täpselt samuti üldine madal seis, segadus, kõik süüdistasid poliitilisi erakondi, need on korrumpeerunud, ajavad ainult omaenda asja, demokraatia on kriisis. Ja Tammsaare ütleb, et kuidas me saame demokraatiat süüdistada, kui meil pole demokraatiast õieti aimugi, mis ta on. Sellepärast, et demokraatia tähendab ainult kultuuri. Aga meie oleme pärit neist aegadest, kus isevalitseja istus Piiteris, isevalitseja istus Toompeal, isevalitseja istus mõisas. See on meie poliitiline traditsioon ja kultuur. Ja siis katsusime hüpata demokraatiasse. Aga mehed jäid isevalitsejateks. Demokraatiast kõneldi, demagoogiat mõeldi, isevalitsus püüti teostada. Ja Tammsaare ütleb, et demokraatia loob kultuur, aga kultuur nõuab traditsiooni. Meie oleme poliitilised alaealised, kes ei armasta koguse ja vastutustunnet. Meie usume, et kaotavad ühiskondlikus tegevuses vastutus ja kohustus ja kõik pöördub heaks. Aga demokraatia tähendab ainult vastutust ja ainult kohustust. Ehk siis hakkame taipama, et häda pole selles, et on demokraatia, vaid häda on selles, et sisuliselt teda veel ei ole. Me võime uskuma hakata, et inimesel tekib au ja kohusetunne ainult siis, kui vabastame ta vastutusest. See on ka meie arvamus tänapäeval. Saame vabaks vastutusest ja kogu vastutus ja süü kannavad erakonnad ja riik. See ei ole kindlasti kodanikuühiskond. Ja Tammsaare lõpetab sellega, et sellest arusaamast järgneb demokraatiale raske kohustus, millest autokraatia on vabastatud, sest demokraatias peab inimene olema läbisegi korralikum, ausam, vooruslikum kui autokraatias. Demokraatia vajab enese piiramist, enese valitsemist ja kohusetunnet palju suuremal määral kui autokraatia. Ja see ongi, mis teeb selle korra raskeks, sest palju on inimesi, kes tahaksid omaenda ihasid ja tegusid piirata. Ei, kõik piiravad nad teisi. Sellest siis poliitikameeste ja parteide igavesed lehmakauplemised ja rääkimised. Ja tagajärg, ütleb Tammsaare, praegune seisund ja vaidlused, mis on parem, kas demokraatia või autokraatia. Ja vapsid ähvardasid tookord ju võimule tulla. Nii et asi on lihtne. Kui oleme demokraadid ja kodanikuühiskonna poolt, siis peame kõigepealt muutuma ise, kandma vastutust oma vabaduse eest, vastutust oma tegude eest, siis vastutust erakonnana ja siis vastutust ka riigina. See kohustus meile paraku jääb, sellest me keegi pole panenud, aga mul on tänasest suurkogust hea mulje, meil on seda optimismi ja julgust minna edasi. Kõik oleneb meie sisemisest kliimast. Kas me tunneme ennast perena või mitte? Kas me oleme sõbralikud üksteise vastu, toetame üksteist, anname oma panuse täie rauaga või formaalselt? Sellest hakkab peale erakonna elavnemine ja taas sünd. Kui me seda suudame, siis on kõik võimalik. Aitäh!